Tere head vaatajad vaatama jälle saadet Raudsaare dialoogid ja ma usun, et tänane saade läheb kultuuriajaloo arhiividesse pikaks ajaks. Mul on rõõm tervitada siin Postimehe karikaturisti Urmas Nemvaltsi. Tere! Tere! Väga tore on olla siin. Ja, mul on hea meel, et sa võtsid selle kutse vastu, kuna me ju teame ja tunneme pikka aega, aga me ei ole saanud väga põhjalikult kõneleda tööst ja loomingust. Kogu aeg on kiire, kogu aeg on mingisugused tegevused, et mina telin lugusid või karikatuure ja sina joonistad. Ja nii see asi kipub olema, aga joonistanud oled sa neid karikatuure juba väga pikalt. Postimehes 94. aastast 15. septembrist, isegi varasemast ajast juba, aga see 15. september oli see päev, kui Vahur Kalmre kutsus sind enda kabinetti seal Gildi tänava Postimehe vanas majas ja ütles, et kuule, nüüd oleks vaja teha leping. Kusjuures lepingut siis veel ei tehtud, aga ma hakkasin regulaarselt siis joonistama. Leping tuli natuke hiljem. Enne sa joonistasid siis üle ühe päeva või niimoodi nagu juhtus või kuidas vaim peale tuli? Oota, sel ajal oli Postimehel oli veel see edasi päevilt säilinud see huumorilisa erilane ja ma joonistasin põhiliselt sinna. Ja mul lihtsalt, kui ma tõin nagu erilase jaoks ühe portsu karikatuure, siis võeti pintsaku nööbist kinni ja viidi mind arvamustoimetuse tuppa. Ja siis tuli see jutt. No jah, ega läänes oli paljudel väljaannetel oma karikaturist ja me tahtsime ka muutuda läänelikuks ja teha huumorit, aga selle huumori tegemine on väga raske, kui ma mõtlen Pitstrupi, Taani karikaturisti Pitstrupi raamatule. Seal oli tal üks leheküljeline teema pühendatud karikaturistile. Ja kui raske on seda nalja välja mõelda ja kui ta siis lõpuks selle hauakaevaja näoga neid nalju seal ette kandis kuskil klubis ja kõik inimesed naersid. No see oli tegelikult naljakas. Aga see ettevalmistusprotsess Pitstrupi koomiksis ei olnud väga naljakas. Et ma kujutan ette, et see võib olla ka nii, et vahepeal on midagi külma pea peal. Ja... Ma olen näinud seda, võib-olla seda võib isegi koomiksiks nimetada. Ma olen näinud seda ja võin kohe öelda, et mul ei käi see nii. Aga kuidas sul käib? Jah, on neid päevi, kus tuleb raskelt. Tõesti, ei ole vaimu peal, aga tööleping kohustab ja tuleb teha. Aga need on üksikud päevad. Enamasti ju meil see Eesti poliitika ju genereerib nalju igapäevaselt. Pigem on probleem selles, et karikatuur, see tähendab ju mingit liialdust, millegi juurde lisamist, et vahest tundub, et minul ei ole mitte midagi lisada enam, et see kõik on juba nii naljakas, nii jabur, et mida mina siia veel juurde panen. Aga jah, sellist tõsise näoga ringi käimist ja ootamist ja mõtlemist, et sellist asja mul, ma ei tea, nad tulevad mul kuidagi ikka äkki. Aga mõnikord ei tule ka, et tuleb ikka natuke pingutada. Jah, seda tuleb ette. Ja kus juures, ma ei tea, kuidas lugejad, mina näeksin oma piltidelt selle ära, kas see oli nüüd see pilt, mis tuli niimoodi pleksti või see pilt, kus ma käisin mööda tuba ringi ja ma olin närvis ja vaatasin kella, et mul on ju mingi deadline, mingi kellaaeg, kus tuleb pilt esitada ja kui need kell 9 õhtul soovitavalt, see pilt on. Ja kui need minutid juba on väga sinna 9 lähenemas, siis ma olen üsna närvis, kui pilti ei ole. No ja, kohe selle juurde me saame ka veel tagasi tulla, aga kui me nüüd räägime nendest, kes siis naljale alust annavad, ehk meie tegelased, kes ei ole kõik poliitikud, aga paljud neist on poliitikud, mõnda on lihtsam joonistada kui mõnda teist. Jaa, ma ei pea ennast mingiks säravaks arsimeistriks. Et kui tuleb uus nägu poliitikasse, siis mõnega ma näen päris kurja vaeva. Eriti hull on, kui on noored ilusad naised. Neid on kuidagi väga raske joonistada ja ka liiga siledad poisid, ka nendega on raskusi. Et seesama praegune peaminister, kui ta sellele kohale tuli, ma olin teda varem nagu paar korda joonistanud. Ministrina olid joonistanud küll, jah.
ja ikkagi noh, ma nägin vaeva ja ta ei ole nendel esimestel karikatuuridel päris see, millega ma rahule jään, aga jälle see jutt, et on kellaaeg, mul tuleb pilt teha ja siis peab meeldima, nagu öeldakse. No jah, aga tundub, et lugejatele meeldib või siis ka mitte. See on sõltuvalt sellest, kelle kohta, kui me poliitikast räägime, kelle kohta see karikatuur on tehtud. Et kui see karikatuur on seal oravatest, siis ilmselgelt nende oponentidele on see väga meelepärane ja vastupidi jälle, kui on kaabudest, siis kaabud suhtuvad sellesse väga valulikult, ma olen aru saanud. Isegi mul on mõnikord helistatud, öeldud, et kuule, et selle karikatuuriga mindi nüüd küll liiale ja täpsustame, helistajad on olnud lugejad. Jaa, sest ega poliitikud ise, no nad jätavad küll sageli arulageda mulje, aga no ega nad ju ei ole lollid ja nad teavad, et igasugune tähelepanu on igal juhul kapital, et olgu see siis positiivne või negatiivne ja üldjuhul noh, poliitikud ise ei sõima, no üksikute eranditena. Aga lugejad jah, kui nad on mingi erakonna väga fanaatilised toetajad, siis jah, sõimatakse küll. Aga õnneks, no jah, nüüd võib-olla peale seda saadet olukord muutub, ma tahtsin öelda, et õnneks inimesed ei tea, milline sa välja näed. Ja, no, mis seal ikka. Aga üks tegelane, kes jooksis suhteliselt vähe su karikatuuridest läbi ja kelle kohta ma lugesin, et sul oli ka keeruline teda kujutada, oli meie vahepealne rahandusminister Mart Võrklaev. Ja teda polnud ka lihtne kujutada. Nii ja naa, et ta oli kuidagi nii iseloomulik, et isegi kui see nägu päris hästi nagu ei tulnud, siis see hele juuksepahmakas ja noh, mis veel Reformierakonnal on ju tore asi, et neil on see vapiloom on nii tugevalt sees ja noh, nende orava kostüümidega ma tihtipeale mängin seal, et siit palve teistele erakondadele, et ikka mõelge oma vapiloom välja ja siis on ikka, mõelge karikaturisti peale ka. See on päris huvitav, et meil ei olegi neid vapiloomi nii palju poliitilistel erakondadel, et oli ju Ninasarvik, kui oli Savisaar. Jah, ta oli ikka midagi varju surma vajunud, see Ninasarviku teema. No ta oli ikka ühe inimese keskne, ikkagi Savisaare keskne ja siis ma mäletan, et Isamaa, noh, kellel on mitu erinevat nime olnud siin aja jooksul, siis on proovinud mingit siiliteemat, mis nende mingi maskott, mis neil üritustel ringi käis, oli kahtlaselt minu Mürakaru koomiksi siili moodi. Aga see vist ei läinud ka ikkagi niimoodi rahva hulka ja käima ja siis noh, pole ka minul ka väga mõtet nagu seda siis neile hakata külge ehitama. Aga see joonistamise pisik oli sul ju pikalt juba sees, et ma lugesin ühest intervjuust, seal oli juttu, et kõigepealt sa joonistasid seintele. Kodus siis ilmselt. Ja millega see kõik lõppes ja mis sa sinna joonistasid? Eks ma olin ikka päris vastik laps tegelikult. Ma püüan seda pehmendada, et ma olin elava loomuga laps ja mu abikaas ütleb selle kohta, et ma olin ikka probleemne laps. Aga jah, siis ma tegin palju selliseid asju, mis võib-olla mis ei pälvinud tunnustust ja kiitust. Ja selle joonistamisega oli ka samamoodi, et see hakkas juba, mul olid kõik vihiku tagaküljed ja ümbrispaberid raamatutel, kõik olid täis joonistatud, et mulle meeldis. Kuigi ma ei ole kunagi olnud mingi selline klassis äravaim joonistaja, et minu põhikoolipäevil ma tean, et mul oli klassis oli vähemalt 5 poissi, kes joonistasid minust ägedamalt. Ma joonistasin ka neid stiile nagu maha, püüdsin neid jäljendada, nii nagu ma püüdsin jäljendada siis tolleaegseid tuntud karikaturiste. Et see mul ei olnud väga käes, aga tahe oli kõva. Et see joonistamise tahe oli jah kõva. Mida sa joonistasid sinna, õpetajaid või oli see teadvuse vaba vool? Tuli, mis tuli? Jah, tol ajal ma muidugi oleks sellist väljendit osanud väljagi öelda, aga jah, ma konkreetselt ei teinud õpetajaid, et see oli lihtsalt, need olid mingid sokkerdused, mingid vanamehed, mingisugused, ma ei tea, loomad, näod. Noh,
täiesti sellised mõtletud kripseldused, võiks öelda. Ega jah, esialgu ütleme siis niimoodi, et auditoorium ei olnud sinu tulihingeline fännklubi, et sa läksid ju Luksepaks tööle. Mõnda aega töötasid Luksepana ja seal juhtus nii, et mida Luksepp peab tegema, ta peab ka joonistega tegelema, mis on vägagi oluline osa tema tööst ja seal on üks niisugune asi nagu joonise hoidja. Ma ei tea, kas tänapäeva inimesed enam ette kujutavad, ma kujutan ette, et see on niisugune nagu planšeti moodi. See ei ole päris see, nagu olid nendel inseneridel, kus nurgik käis seal niimoodi ringi, et see oli lihtsalt selline tugi, tal olid mingid näpitsad üleval ja joonised, mille järgi siis tööd tehti, olid mõnikord hästi suured, mingi ka täitsa paarimeetrised ja tõsi, et siis kui ma parasjagu mingi töö valmis sain ja mingit suurt joonist ei olnud seal laiali, siis olid seal minu joonistatud pildid. Ja nagu sa ise oled öelnud ühes intervjuus, need ei olnud kõige süsteemisõbralikumad. Jah, see süsteemivaenulikkus, kommunismivaenulikkus ja mis praeguseks on üle kasvanud ka praeguse Venemaa režiimi vastalisuseks, et see on mul olnud ikkagi lapsepõlves saadik. Aga kas siis keegi kaebas või mis seal juhtus, et keegi tuli ju igal juhul mingi pahandus oli sul sellega? Mul on olnud pahandusi, et ma olen ikka sellise 18-aastase poisina olen ikka hallis pintsakus mehe vastas istunud ja kuulanud, mitte otseselt ähvardusi, aga kujutad ette, kui sa sellise 18-aastase poisina kuuled enda kodu kohta. Mul oli ka kodu seinte peal üsna süsteemivastaseid selliseid pildikesi seina peal. Ja kuna ma ei elanud linnas, siis mul sõbrad minul külas väga ei käinud. Ma olin ise teistel külas ja sinna oli ebamugav tulla lihtsalt. Ja väga keegi ole käinud ja siis see hallis pintsakus vend hakkab mulle rääkima nendest süsteemivastastest piltidest, mis minu kodu seina peal on. Ja ilma mingi ähvarduseta, aga küll nad oskasid. Nii et see on küll kõhedus tekib. See oli väga kõhedus tekib. Kas nad käisid seal salaja vaatamas siis? Ei tea. Mõni üksik sõber käis, ega ma ausalt öeldes olen mõelnud, et ega ma vist isegi ei taha oma mingeid toimikuid vaadata tagantjärgi. Võib-olla mõistlik, sest kui Saksamaal Stasi toimikud avaldati, siis kõik, kes tahtsid, võisid sellega minna tutvuma ja sealt tuli välja nii mõndagi. Just oma ümbruskonna kohta, inimeste kohta, kellest sa ei osanud midagi varem arvata. Ja see on nüüd mõttekoht, et kas hea on teada või hea on mitte teada, aga ma jätan selle lahtiseks praegu selle punkti. Aga igal juhul sul seda karikatuuride või joonistamise isu kui sellist, see hallis pintsakus mees ära ei võtnud siiski? Ei. Ja mul oli 13. eluaastast saadik oli see unistus, et tol ajal ilmus see ajakiri Pikker, et ma tahaksin, et minu pildid ilmuksid ka teiste kõvade tegijate kõrval. See oli ülikõva ajakiri omas ajas. Ja ma jõudsin veel viimasele otsale, nii et see unistus ikkagi täitus, et viimased paar aastat olid minu pildid ka Pikris. Kellega sa suhtlesid Pikrist? Vladislav Korsetsiga ja Ilmar Trulliga, et nemad olid siis, Korsets oli nagu peatoimetaja ja Trull siis toimetaski neid karikatuuri teemat seal. Kas nad andsid ka mingisugust tagasisidet, et vaat see karikatuur on väga hea, aga vaat see karikatuur, võib-olla pole veenev? Ei, otseselt ei antud, aga mis mul on hästi meeles on see, et ma ennist rääkisin, et ma jäljendasin teiste käekirju. Ja siis üks minu suur lemmikuid oli Illar Mets, ja hästi palju ma metsapilte joonistasin maha lihtsalt endale vihikutesse Pikker ette ja siis nii nagu... Ma pean ütlema, inimeste kingad ja jalad meenutavad mulle natuke metsa karikatuuri. No vot, et ma olen isegi sellega nagu tööd teinud, et sellest stiilist kaugeneda. Aga tookord siis et Trulliga vaatasime neid minu pilte, ma tulin Tallinnasse ja tol ajal siis Tartus elades ja laotasin ma tõin ikka korraga mingi 10-20 pilti ja laotasin need sinna laua peale, siis mida ta valib, mida ta ei vali. Ja
läheb korsets mööda, korraks peatub niimoodi laua juures, vaatab ka üle meie õla neid pilte ja ütleb, et peaks ütlema, et poiss on, ütleme otse, veidi metsalik. Et see oli jah, mulle selline signaal, et peaks oma käekirjaga midagi peale hakkama, et see ei oleks nii metsalik. No sa oled välja andnud mitu kogumikku 10-aastaste vahedega oma karikatuuridest, mis on Postimehes ilmunud. Kui ma ei eksi, 3 kogumikku. Jah, 30 on täis, et nüüd on küll juba 31, aga siis eks näis, kas tuleb 4 ka. No küll ta tuleb. Kui nüüd vaadata neid kogumikke, vaadata stiili, siis ju stiil on ka selle aja jooksul ikkagi muutunud natukene. Jaa, eriti suur vahe on esimesel ja teisel, et teisel ja kolmandal võib-olla ma isegi nii suurt vahet ei näe. Aga esimesel ja teisel on küll jah, hästi suur. Kas see tuli tehnoloogiast või sinu soovist otsida enda isikupärast stiili? Kuna ma tean, et su joonistamise tehnoloogia on ju ka muutunud vahepeal. Ma arvan, et ma olen ka lihtsalt kasvanud ja rohkem trenni teinud. Et käekirja on muutunud enesekindlamaks võib-olla, sest jah, et ma ei ole selline pliiats käes sündinud geenius, et ma olen kõik lihtsalt nagu oma tahte pealt seda teed käinud ja eks ta siis ma ise tahaks loota, et on läinud paremaks. Ma usun küll, aga meie elu on jätkuvalt naljakas. Mõned tegelased korduvad ajast aega ja mõned tegelased tulevad ka tagasi. Ja huvitav on see, et nendes karikatuurides on sul ka loomi. Mitte oravatest me rääkisime juba muidugi, aga karud on väga tähtsad tegelased. Siil. Jaa, mul on üldse nagu omad mingid stereotüübid, kes siis aitavad ka sageli välja siis, kui seda head vaimu ei tule peale. Et mingid Eesti asjadega on siis Kalevipoeg oma nõuandva siiliga ja tavaliselt on lauajupp käes ja siis kuidas see teema seal pildi peal areneb. Mõnikord on mõnele teemale on vaja nagu sellist nagu mingit nagu kõrvaltvaataja pilk või siis sageli selleks kõrvaltvaatajaks on siis kas 2 kassi või kass ja koer ja vaatavad sellisest loomalikust vaatevinklist selle inimeste sebimise peale. Kas see on tervemõistuslik vaatevinkel karikatuuris, see loomalik vaatevinkel? Sageli, kui on mul loomad pildi peal, siis ta kipub see pilt minema ikkagi absurdihuumoriks. Et terve mõistuse kohta ma ei oska öelda. Jänesed on karikatuuridel. Jaa, jänesed käivad sealt läbi. Ja... Mõnikord ka ohvritena, et siin oli üks RMK karikatuur, kus jänes oli mootorsaega pooleks lõigatud, mis ütleme nii, RMK-le väga ei meeldinud. Jah, seal oli vist see pesitsusaeg, see raie teema ja ega mulle ka ei meeldi, et ma selliseid pilte pean tegema, et ma ise olen ka ikka üsna kõvasti metsa poole ja mul on ikkagi väga kurb mõnikord näha, mis seal toimub. Kõik, kes metsas ringi käivad, näevad, mis seal toimub praegu, et selleks ei peagi olema siin ei toimetaja ega karikaturist, aga meil on võimalus kuidagi ennast välja elada. Ja, aga nüüd ma lähen ajas tagasi pisut aastasse 97 ja oli Postimehe päev ja Tõstukiga sa kõõlusid Tartu Raekoja ümber joonistades väidetavalt maailma suurimat karikatuuri. Sinna oli mingisugune palakas tõmmatud. Ma otsisin meeleheitlikult seda karikatuuri pilti, aga kuna tegemist oli interneti esimeste aastatega Eestis, mul ei õnnestunud seda leida. Mis seal karikatuuril Mina pole ka seda muide leidnud, neid fotosid ja mul endal ei ole ka säilinud, aga need olid jah, need lõbusad, toredad ajad, kui ikkagi ajakirjandus peale põhitöö tegi ka ikka tsirkust päris kõvasti ja siis need Postimehe päevad seal Tartu Raekoja platsis olid üsna legendaarsed ja alati siis mõeldi mingi, seal oli nagu mingi kandev esineja lava peal ja siis oli mingi kandev atraktsioon. Neid tehti seal igasuguseid, küll tehti rannavolle turniir, toodi mingi mitu koormat liiva Raekoja platsile ja peeti seal siis rannavolle võistlust. Ja siis üks aasta olin mina siis see atraktsioon
ja see oli päris, see ei olnud niisama palakas seal, vaid see oli ikkagi korralikult tellingutega kinnitati terve raekoja sein, pandi seda lõuendit täis. Ma mäletan seda, see oli ikka väga suur, aga ma ei mäleta, mis seal peal oli. Seal oli jälle üks mingi vene teemaline pilt. Et ma tean, et seal oli vene karu ja seal oli äkki see Eesti digitiiger hüppas seal mingi hüppenööriga, aga tõesti ma seda pildi ideed ei mäleta. Aga ma mäletan seda, et ega ta joonistamisega väga suurt ühist osa sellel asjal ei olnud, sest ma karikatuuri joonistasin siis selle A4 paberi peale ja siis... Sul oli väike mudel valmis juba karikatuur. Ja siis ma joonisin ta nagu ruutudeks. Skaleerisid üles. Jah, et igal ruudul oli oma number ja samad ruudud olid selle lõuendi peal seal. Ja põhimõtteliselt oli see, et mul oli siis see karikatuur käes, et see joon läheb nüüd sellest A13-st läheb sinna A14. Nagu malemäng. Jah, umbes nii. Et värvirulliga vedasin seda joont lihtsalt, et tõesti see ei olnud mingi joonistamine. Mis tähendab seda, et sa said hakata pihta ühest servast ja nii nagu imeväel see pilt siis sealt valgus laiali üle terve lõuendi? Jah, nii see oli. Vägev. Et tavaliselt ma paberi peal alustan kas silmadest või kõrvadest või ninast. Et siis seal oli tõesti niimoodi, et ma hakkasin vist ühest servast, aga jah, siis see oli päris ammu ega täpselt ei mäleta. Muidugi mulle tuleb meelde, kui me räägime silmadest või kõrvadest, onu Raivo jutupliiats kohe, et ta tegi ka ju nii, et hakkas kuskilt keskelt pihta. Aga kui suur see lõuend oli, kas sa mäletad? Seal oli juttu, et sellest pidi saama maailma suurim karikatuur. Jah, mingid sellised jutte räägiti, aga kas ta oli 7x14 või midagi sellist meetrit? Siis ma saan täiesti aru, et ei ole mitte ülelöödud rekordit, et ma otsisin ka internetist selle kohta infot, et kas äkki midagi ütleb Guinessi rekordi raamat selle karikatuuri kohta, aga praegu ta ütleb niimoodi, et teadaolevalt suurim karikatuur on uruguaylase Federico Delgado Heredia oma 91 meetrit korda 61 meetrit, et ilmselt seda ta ikkagi üle ei löönud tolle suurusega. Jah. Selle saaks juba selle raekoja vist sisse mähkida sellesse karikatuuri. Ma kahjuks ei tea, mida see Federico seal joonistas, aga niisugused mõõtmed seal internetis selle karikatuuri kohta olid. No nii, kindlasti selle suure karikatuuri tegemine on ikkagi midagi, millega ajalukku läheb, aga ma usun, et päriselt ajalukku lähed sa ikkagi selle järjepidevusega, et Postimees ilmub nüüd meil ju, ja veebis on ju ka karikatuurid, mitte ainult paberis, eks ole, et meil ju üks leht jäi nüüd nagu vahelt ära, kandepäevade arv vähenes, aga igas lehes ja nädalavahetusel ka veebis on üks karikatuur, see teeb kokku 6 karikatuuri. See on ikkagi päris palju. Ja kui me nüüd korrutame, hakkame mõtlema siin matemaatika peale natukene, 10 aasta jooksul tuleb umbes 3000 karikatuuri. Ma usun, et sa oled juba kusagil seal 10 000 karikatuuri piiri ületanud praeguseks. Jah, see võib olla küll vabalt, et vähe nooremana ma saatsin ka nendele rahvusvahelistele võistlustele pilte. Kuidagi see ind on nagu maha käinud, et võib-olla hakkab edevuse tase võib-olla natuke maanduma. Ja teine asi on see, et kuna ma nüüd olen enda jaoks leidnud ka lasteraamatut, siis see võtab päris palju aega ja võib-olla ei jää enam aega neid võistluspilte teha. Kuidas sa need lasteraamatud enda jaoks leidsid? Kas lastega seoses? Et tulid endal lapsed ja oli vaja neile midagi pakkuda head? Ma tegin küll 2 mingisugust poiste raamatut kunagi. Masinad olid ühes? Ja selle saamislugu oli küll nii, et poistel ei olnud tol hetkel nagu mingeid väga raamatuid saada ja oli vaja, et nad loeksid midagi ja või vanema soov, et äkki loevad. Aga nüüd need praegused raamatud, mis on nagu hästi erinevad ja nad on ikka, ma ei tea, mulle endale tunduvad, et nad on head, et nende raamatute ajaks minu lapsed on kõik juba nii suured, et nad on sellest east väljas. Võib-olla on üks põhjus äkki see, et ma olen hästi palju illustreerinud teiste autorite töid ja aru saanud, et ma võin oma need lood ikka, et ma julgen need oma lood ka välja tuua, et pole nad
nii kehvad midagi võrreldes teiste tegijate lugudega. No sul on seal ju koomiksi raamatutena omaette fantaasiamaailm. Jah, üks selline sai tehtud küll, jah, mis oli päris selline fantaasiarikas ja hästi detailirikas, et ma mäletan enda lapsepõlve ja seega ma ka neid lasteraamatuid teen võib-olla sellele 9 kuni, ma ei tea, 12 aastale umpsile, et sellele peaks meeldima. Ma mäletan, mis sellele poisile meeldis ja ma püüan siis talle meele järgi olla. No ma ka mäletan, et minu lapsepõlves oli selline kultusrikas koomiks nagu Piilupart, Mikki ja teised. Ja mis mulle selles raamatus eriti meeldis, mulle meeldis vaadata neid autosid. Piilupart sõitis ringi sellise müstilise autoga, kus tagaluuk käis lahti ja seal oli iste eraldi, kuhu võis istuda. Ja kui nad seal lendama läksid sellega, seal üks kopter oli ja kõik oli hästi ümar. Kõik oli väga ümar ja see oli väga fantaasiarikas. Nõukogude autod olid enamasti Pobeda kõrvale jätta ja kandilised rohkem. Ja. Eriti need 80ndate alguse autod, mis tulid uus looming. Niivad ja kõik need muud olid ikka väga kandilised. Aga seal olid jah ümarad ja just need detailid. Detailid või võtame Olimar Kallase raamatut ka seal. Tal olid muidugi autod väga minimalistlikud. Väga lihtsalt kastid olid seal joonis. Ja isegi rattad ei olnud väga kerega ühenduses. Jah, aga ikkagi oli huvitav. Ja, oli. Ikkagi oli huvitav ja siis see mõv muidugi. Maa, õhk, vesi, mille ta välja mõtles. Et see on see, mis läheb lastele, eriti poistele korda, tehnika, niisugune detailne, huvitav, fantaasiarikas tehnika. Ja mina olen oma see eelmine aasta ilmunud poiste raamatus, ma läksin nagu veel kaugemale, et ma joonistasin ikkagi maha nagu täiesti reaalsed automargid, et jah, nad olid ikkagi minu käekirja järgi natuke kuskilt mingid nurgad, võib-olla natuke ümaramad, aga põhimõtteliselt ikkagi, et noh, kes ikkagi seda Porsche marki on näinud, see tunneb selle Porsche seal ära või... No Moskvits 400 tuleb sul väga hästi välja. Ja see oli mul seal ka ja igasugused muud autod, et ma võtsin ikkagi reaalse mudeli endale nina alla, kui ma neid joonistasin. Ja oled sa saanud ka tagasisidet lastelt? Üks hästi tore tagasiside võib-olla on see, kui kevadeti või suviti tuleb see autorihüvitisfondi neid rahasid hakatakse välja maksma, siis pärast seda, kui ma neid päris enda raamatuid hakkasin tegema, siis minu see number läks ikkagi üsna sinna kõrgesse toppi. Et ma arvan, et see on üks selline indikaator ja sest tuttavate laste puhul ei saa öelda, et kui objektiivne see on, et kui ma kusagil koolis käin ka mingi algklassi laste ees esinemas, siis nemad on nagu silmad säravad ja ütlevad, et küll sa oskad ikka hästi joonistada. Et seal nad väidavad, et meeldib. No see tagasiside on kahtlemata vahetu, aga ma olen kuulnud, ma siin mainisin enne mitmeid kriitilisi inimesi, sageli kipub Eestis olema nõnda, et kui mingi asi ei meeldi, siis lugeja või vaataja haarab kivi, aga kui mingi asi meeldib, et siis ta ei ütle midagi. Aga mina olen saanud küll väga palju positiivset tagasisidet ka karikatuuride suhtes ja öeldakse, et vaat, kus teil on ikka kõva karikaturist, et ikka head karikatuurid on, kohe naljakas on. Ja minu meelest see on hea tunnus, kui karikatuur on naljakas. No eks ta ikka võiks olla, kuigi alati ei pruugi, et tõesti need Ukraina sõja teema, mis on, mind on see algusest peale erutanud ja seda on mul päris palju sees ja võib-olla mingil hetkel oli seda võib-olla isegi ebaproportsionaalselt palju, aga me elasime selles info väljas ja see, siis ma seda Putinit joonistasin söögi alla ja söögi peale. Et need karikatuurid võib-olla nagu ei aja naerma, aga muidugi on tore teha selliseid pilte, mis lihtsalt ongi nagu naljakas. Ja mõni pilt on tõesti nali nagu omaette, aga jah, sõjateemadel, surmateemadel on väga raske teha karikatuuri. Sa oled osalenud
Edmund Valtmani karikatuurivõistluses ja ütleme vaatajale, Valtman oli ju Eesti soost karikaturist, kui ma õieti mäletan, ta sai ka Pulitzeri. Ja ta on vist ainukene eestlane, kes on saanud. Just, ja tema karikatuurid, kui ma neid olen vaadanud, on ka sellised, et ega kõik ei olegi väga naljakad. Et mõned on olnud sellised natuke nagu ajakirja huumori, ajakirja krokodillaadsed karikatuurid, et seal näidatakse väga selgelt ära, kes on hea, kes on paha, et niisugust asja tuli ka, ma saan aru, et oli tellimuskarikatuurid. Oli ka aeg selline, et sellised pildid olid tol ajal moes ja tema oli ka ikka tohutult selline detailirohke karikaturist, et kui ma enne rääkisin, et ma laste raamatutesse joonistan hästi nagu palju detaile sisse, siis minu karikatuur on suhteliselt lakooniline, et mõni karikatuur tahab saada nagu taustaks midagi sellist toredat, aga enamasti on nad mul üsna lakoonilised, mul ei ole seal väga taustasid ja tegelased on lakoonilised, aga Valtman, tema pildid ikka, kui tal see Nikita Hruštšovi joonistas, siis need seal kukla peal kasvab see soengukarvad ja kõik, eks ju, need püksivoldid ja ta ikka nägi kõigega vaeva. Kuigi ma ise usun, et see ei ole vaeva nägemine, ei ole see päris õige sõna, et kui sa teed rõõmuga asja, siis sa ei tunne, et sa näed vaeva. Kindlasti. Ja seda on ju ka näha, et sa oled saanud ka aastal 1999 Oskar Lutsu huumoripreemia. Ja oli selline. On niisugune asi on kirjas siin. Ja ma ei suutnud jällegi tuvastada, et mille eest täpselt. Mulle tundub, et seal oli looming laiemalt võetud arvesse. Jah, seal oli looming laiemalt, aga seal oli ka see asi, et siis hakkas Postimehes ilmuma ka Mürakaru koomiks. Ja nii oli. Ja see vist nagu siis seda žüriid ka lummas, et see nagu lisandus minu sellele igapäevasele karikatuurile, lisandus ka siis see koomiks. Ja minu teada, ma võin küll eksida, aga vist on ainult 2 karikaturisti selle preemia saanud. Et muidu neid huumoriinimesi, kes nagu seda verbaalset huumorit esitavad, et tavaliselt on nemad seal välja valitute hulgas, aga siis on Priit Pärn ja mina oleme siis karikaturistidena. Võib-olla ma eksin. Jään vastuse võlgu, ei suuda peast kinnitada ega ümber lükata, igaks juhuks ütlen niisuguse ohutu vastuse. Aga jah, see Oskar Lutsu huumoripreemia omas ajas oli kahtlemata kõva sõna. Tuletame meelde aega ka vaatajale, et siis olid hakanud lehtedes ilmuma koomiksid. Ja koomiksid olid peamiselt või nad olidki välismaa päritolu, me ostsime sisse koomikseid ja nüüd korraga tekkis meil oma kodumaine koomiks. Ja see oli ju kahtlemata tähelepanu vääriv. Jah, ega mina joonistasin neid koomikseid sahtlisse lihtsalt enda lõbuks. Seesama Priit Pärn, kes läbi käis, on ühes intervjuus öelnud, et ta alustab oma päeva soojaks joonistamisega. Ja mind see mõte nagu lummas, see mulle meeldis. Ja siis ma ka lihtsalt nagu alguses nii nagu koolipäevil hakkasin ka kripseldama niisama asju ja kuna mul see karikatuuris oli see suur vene karu oma selle rihm ümber kõhu ja mis ei ole midagi originaalset, et kogu maailm kujutab Venemaad karikatuuridel karuna, kui just nagu riigi need liidrid ei joonistata. Ja siis ta oli mul niimoodi karikatuuridest läbi käinud ja kuidagi armsaks saanud. Ja siis ma hakkasin seda karu joonistama koomiksisse. Alguses oligi ainult 2 karu. Oli vene karu ja see teine. Ja siis tulid kõik need muud elukad. Ja siis tuli ka Linnaloom vahepeal. Sul oli ju paar aastat selline sari nagu Linnaloom. Ja mul oli vahepeal selline tunne, et mul on sellest mürakarudest on nagu nüüd küll. Ja ma tegelikult endamisi mõtlesin, ma lõpetan ära. Ja teeks midagi muud. Ja siis oligi aasta otsa, aga kuidagi ma hakkasin ikkagi igatsema seda ühelt poolt ikkagi seda mürakarude sellist nagu jaburat, sellist lihtsat lolli nalja nii-öelda,
ja teisalt oli ka see, et see linnaloom oli mul nagu oligi, seal oli ka siil, aga kõik muud olid inimesed ja seal olid need taustaks ma ikkagi joonistasin need korterid, kõrtsid, kohvikud ja see protsess läks natukene pikaks, et ta võttis mul ikkagi hästi suure tüki päevast selle koomiksi joonistamine. Kas tehnilises mõttes või idee mõttes? Just tehnilises mõttes, jah, et see lähenes sellele Valtmani detailsusele juba kohati, et inimesed tunnevad, see on nüüd see Hella hundi paar. No ja ma ei teinud ühtegi kindla, ma mõtlesin enda jaoks nagu ühe kõrtsi ja ühe kohviku ja siis oli seal üks korter, et 3 sellist nagu objekti, aga et ma ei saanud ka võtta, et ma võtan copy-paste'iga, panen lihtsalt ühe tausta, sest inimesed ju liiguvad ruumis ja ükskord on kõrts nagu ühe nurga alt, teine teise nurga alt ja seda pidi kogu aeg joonistama ja lihtsalt nagu ei jaksanud ka. Me siin enne saate algust rääkisime natukene Hardo Pajula loomingust, mida tasub ka täiesti jälgida tema intervjuusid ja podcaste, aga ma ise noppisin välja ühe Hardo Pajula tsitaadi. Ta ütleb niimoodi, kirjeldab praegust aega, ütleb, et inimeste minestamisvalmidus on ülikõrge. See on üks minu lemmiktsitaat. Ma ka armastan seda kohta tsiteerida, et tõesti see on nagu nii täpne selle tänase päeva kohta. See ei ole väga uus tsitaat, aga mulle tundub, et ta on väga adekvaatne tsitaat, kuna see minestamisvalmidus on pidevalt suurenenud. Ja mina tunnen seda ka oma töös, et tõesti see inimesed erutuvad ja mis ma veel oma töös tunnen nagu erinevust võrreldes mingi 25 aasta taguse ajaga näiteks on see, et kui kunagi minu Postimehe töö alguses nagu inimesed nagu fännasid mind lihtsalt nagu oli selline tunne nagu võib-olla see on natuke liialdus, aga ikkagi, et kõik olid nagu minu poolel ja teisel pool olid siis need poliitikud ja need kõrged riigiametnikud ja need igasugused muud korruptandid ja suurärimehed, kes teevad hämaraid tehinguid, siis nüüd on nagu rahvas on hästi polariseerunud ja nagu sa ennem seal sissejuhatuses ka rääkisid, et ühtede erakondade inimesed siis rõõmustavad, kui ma joonistan ühtesid ja siis kui teisi, siis jälle sõimatakse, et enam eriti kui on naljakas, siis sõimatakse. Sõimatakse eriti siis, kui sa isegi mõnikord pool kogemata millegile väga pihta saad. Et selle järgi mina nagu prognoosingi, et nüüd vist läks nagu väga täpselt, kui see kisa nagu väga suur tõuseb. No jaa, aga tulles selle sama Hardo Pajula tsitaadi juurde tagasi, mulle tundub, et nalja tegemine muutub üha raskemaks. Selles mõttes, võib-olla kui on paks nahk, ei ole see nii, aga mõelda näiteks nendele püstiala huumoriklubidele, et igasugust naljas enam ei saagi teha, et seal peab olema poliitiliselt korrektne mõnikord. Ja aga siis, kui see on poliitiliselt korrektne, see ei ole üldse naljakas enam. Jah, või siis on teine variant on see, et me tagasi Nõukogude Liitu, et me hakkame huumorit ridade vahele peitma. Ja, see võib juhtuda. Ja see tegelikult kaugemas perspektiivis on huumorile aina kasulik. Ta muutub nüansseeritumaks. Jah, et nagu lõpeb siuke otsepanemine ära ja siis hakatakse otsima, kuidas tsensuurist mööda vingerdada. No meil õnneks seda ei ole praegu vähemalt mitte, mis tähendab seda, ütlen otse ka kohe kaamerasse välja, et ei mina ega keegi teine toimetusest ei ütle Urmasele, mida või keda ta peab kujutama, see on loomevabadus. Ja ka kui siin keegi helistab ja ütleb, et mis jama te nüüd avaldasite, siis ma kuulan seda rahulikult, ütlen jah. Aga see ongi nii, see on protsess, ega siis karikatuur on karikatuur ja karikaturist on karikaturist, et nagu me oleme siin ühes ka loos öelnud, ei saa purustada peeglit, kui lõust ei meeldi. Et sa näitad peegelpildis natuke võib-olla liialdades ühte või teist asja, aga kus on see meie kitsas king praegu?
Jah, ma olen ise väga tänulik sellele vabadusele, ma tõesti tunnen seda vabadust ikkagi väga tugevalt ja olen väga tänulik, et ma saan sellist tööd teha ja mina ilmselt sellisest nõukogude stiilis karikatuuri ei ole võimeline tegema, et keegi... Täpsustame, et see on siis paks kapitalist tuumapommi otses näiteks. No mis iganes, et meil on täna need teised asjad, mis oleks soovitatavad ja et keegi mulle näitab näpuga, et oota, ära sa nii tee nii, et ma ei tea, ma ikka närtsiks vist ära. Seda me ei taha, ma arvan, ei toimetusega ega lugejad, ega meil on jäänud nüüd mõned minutid saate lõpuni aega. Kui sa vaatad praegu oma töölauale või mõtled oma tööle, siis jõuad sa veel. Sa ütlesid, et loodetavasti tuleb 10 aastat veel ja ma ka väga loodan, aga kuidas tunne on, see on spordireporteri küsimus. Väga hea tunne on, et jah, see tuleb kuidagi mul lihtsalt, et keegi noor koomik mingis intervjuus rääkis sellest, kuidas ega ärge te arvake, et see nalja tegemine mingi lihtne töö on, et see on ikka raske töö. No sellest me alustasime ka tänast. Ja, aga mina tunnen niimoodi, et sel päeval, kui ma tunnen, et see on raske, siis ma tegelikult pean midagi muud hakkama tegema. Et see ei ole õige, kui sa nagu nalja hakkad tegema niimoodi, et see on raske töö. Kangutama. Jah, sa hakkad kangutama. Mul peab ikka endal lõbus olema. See, mida ma teen, peab mul nagu... Aga sa ise ka naerad, kui sa mõne karikatuuri valmis saad. Ja mul abikaasale tohutult meeldib see, et ta mõnikord hiilib minu sinna kirjutuslaua taha ja siis, sest ma ise ei pane seda tähele. Aga kui ma teen mingisugust, mingit eriti opakat nägu, ma hakkan seda nägu ise järgi tegema ja siis ta naerab selle üle. Et see pidi lõbus olema. Nii et jõudu ja jaksu praegu veel sul jagub. Ja. Meile rõõmustada meie vaatajaid, lugejaid ja karikatuuride vaatajaid. Jah, tahaks loota küll. Väga hea. Aga siis ootame peagi uut kogumikku. Nagu ma ennist ütlesin, 10-aastaste vahedega need kogumikud on tulnud, nüüd on jäänud 9 aastat järgmise kogumikuni ja viimane kogumik oli ju pealkirjastatud Eesti rahva mured ja rõõmud ja tõepoolest nendes naljades me võime need Eesti rahva mured ja rõõmud kokku võtta. Ütleme, mõnikord on see küll naer läbi pisarate, aga siiski naer, oleme rõõmsad. Aitäh, Urmas Nemvalts, selle toreda ja ma arvan, et ka natukene naljaka vestluse eest. Aitäh sulle. Nii et selline oli järjekordne Raudsaare dialoogide saade. Ärge siis liiga tõsiselt elu võtke, et tundkem aeg-ajalt rõõmu ja saatku meid naer ja nali ka kõige raskemates oludes, kuna see, nagu ütles üks mu tuttav, et kui inimesel on veel suutlikkust naerda, siis ta tagumik pole külm. Ja selle mõttega lõpetame. Kõik head teile. Olge terved.